Ma olen tulnud siia Peeter Pauli katedraali, kus asub meie Rooma katoliku kirik ja minu kõrval on piiskop Philippe Jourdain, kellel ma nüüd palungi meile seletada, mida tähendab kogu usumaailmale, aga maailmale ka üldiselt see, et meie seast on lahkunud paavst Franciscus. Esiteks ma ütleksin, mida see tähendab katoliiklastele. Sõna paavst tähendab, see tuleb arameia keeles ja see tähendab just isa või isegi issi arameia keeles. Nii et meie suhe paavstiga ei ole ainult nagu suhe mingi kiriku juhiga, eks ole, vaid see on nagu meie isa. Ja isegi kui meie teadsime juba ammu, et paavstil on, tema tervis on väga muretekitav, see kui arvestades tema vanusega meie ootasime muidugi varem või hiljem, tuleb see aeg, aga see on nii nagu kui teie kaotate oma isa, mina kaotasin minu oma 3 kuud tagasi, et isegi kui olete valmis, aga see on alati šokk, kui nende jaoks, kes siia jäävad. Seetõttu see on muidugi väga meie jaoks väga oluline sündmus ja ma arvan, et paavst Franciscus oli nii armastatud ka üle maailma, et palju inimesi nagu nutavad tema pärast või läinavad teda täna õhtul isegi need, kes ei ole katoliiklased. Ja täna hommikul mulle tuli meelde ka see, kui paavst oli siin Tallinnas, kui ta läks ära, ta ütles, see oli tema viimased sõnad siin Tallinnas, ta ütles ühele tuntud Eesti poliitikule, kes teda saatis just lennujaama. Ta ütles, et see oli 6 aastat tagasi, ma varsti suren ja kui ma suren, palveta minu eest. Ja see on see, mida meie just teeme, sest see on see, mida tema ise tahtis. Ta ei teinud oma surmaga mingit tragöödiat või ta oli valmis juba 6 aastat tagasi ja viimastel päevadel eriti ka. Aga kas me ei peaks kahtlustama, et äkki ta ikkagi töötas üle, et ta oli ju kogu aeg nii tegev igal pool ja veel eile nähti teda tegelikult tervitamas ju inimesi? Ma arvan, et see on suur õnn võib-olla tema jaoks just, et kuni viimase päevani ta sai töötada ja ta sai elada viimast ülestõusmispüha siin maa peal ja siis kohe peale seda ta läks ära. Ka teate, ma arvan, et paavst Franciscusega oli niimoodi, et kui ta kohtus inimestega, siis andis talle väga palju jõudu juurde. Seetõttu muidugi võib-olla me võiksime välja, aga kui ta oleks olnud voodis eile või üleeile või kõik päevad, aga me ei tea, võib-olla ta oleks juba ammu surnud, aga ma arvan, et just see enese andmine teistele, see andis talle jõudu, nii et ta suri nii nagu ta soovis, ta suri teenides teisi, kelle jaoks ta oli just valitud ja antud. No tema läheb ajalukku kui vaeste ja viletsate kaitsja. Kas on veel mingid märksõnu, mida te oskate esile tuua? Ma arvan kindlasti ma arvan isegi need, kes võib-olla ei olnud alati nõus iga asjaga, mida tema ütles, tunnistavad seda, et ta oli inimene, kes tahtis jõuda tõesti iga inimese juurde. Vaesed ja haiged kindlasti, aga kõiki. Ja ma võiksin väga palju lugusid selle kohta öelda ja see oli see, kes ütleme, ta tahtis, et kirik oleks muidugi, ta peab õpetama Kristuse õpetud, see on selge, Kristus on meie asutaja, aga ta tahtis, et kirik oleks tõesti ema iga inimese jaoks, ka nende inimeste jaoks, kes nende arvates elavad väga kaugel kirikust. Aga siiski kirik on ka nende jaoks ema. Ja ma arvan, et see on see eeskuju, mida ta on ise näitanud ja mida see on see pärand, mida ta meile jätab.